Head kaasteelised, mu daamid ja härrad. Eestlaste vabadusarmastus ilmnes nii siis, kui me asutasime oma vabariigi, kui ka siis, kui me alustasime fosforiidisõda ja taastasime oma vabadusel põhineva riikluse 90. alguses. Ja meie vabaduse taotlus ning iseotsustamise soov ilmnes taaskord väga selgelt eelmise aasta rahvakogus. Erinevalt oma naabritest venelastest ei otsi me eliidi eestkostet ega unista võimust teiste rahvaste üle. Me tahame õiglusel ja rahul põhinevat riiklust, seda, mida Rooma kirik kuni ristisõdadeni ja Lääne-Euroopa tsivilisatsioon on kandnud Rooma langemisest peale. Vabaduse eelduseks on haritus. Eestlaste haritus on suurepärane, nagu on ilmnenud PISA testides. Kuid oma haritusele vaatamata oleme me käitunud nagu lambakari, kes lepib hea söögi ja turvalise elukeskkonna nimel sellega, et teda perioodiliselt pügatakse. Miks ma ütlen nii koledalt? Sest meie eneste poolt valitud Riigikogu ja nende poolt valitud rahandusminister on meid, mulle arusaamatul põhjusel, taaskord müünud orjusse. Nüüd juba Euroopa stabiilsusmehhanismiks nimetatud rahafondi orjusse. Vabaduse tunnuseks on juba iidsetes sumeritest peale olnud õigus ise otsustada, kas valitsejate poolt nõutav maksunõue on õiglane ja kas me suudame seda koormat kanda. Euroopas pandi see põhimõte kehtima Inglismaal aastal 1215 Magna Carta sõlmimisega ning selle põhimõtte ei maksustamisele ilma esindusõiguseta on saanud osaks Euroopa tsivilisatsioonist. Mina olen õpetanud viimase 20 aasta jooksul oma nüüd juba enam kui 4000 õpilasele, et makse tasub maksta. Sest kui me ei maksaks makse, siis oleks meie saatus selline, nagu on see praegu kreeklastel. Kuid nüüd oleme olukorras, kus ma ei saa enam kutsuda häid maksumaksjaid täitma ausalt ja kohusetundlikult oma kohustusi ning tasuma nõutud makse. Miks? Sest Reformierakonna rahandusminister pani toime riigipöörde, kui ta rikkudes Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 125 asutas Euroopa Komisjoni voliniku Olli Rehni eestvedamisel meie maksumaksjate rahadega Euroopa fiskaalstabiilsuse fondiks nimetatud eraettevõtte Luksemburgis ja hakkas selle rahadega päästma ahnusest segaseks läinud pankureid, kes olid ennast lõhki laenanud, jagades raha korrumpeerunud poliitikutele. See artikkel 125 ütles, et ükski liikmesriik ei vastuta teiste kohustuste eest. Meie Riigikogu praegune koosseis seadustas selle riigipöörde, viies meid Euroopa stabiilsusmehhanismiks nimetatud rahafondi liikmeks ja võitjate üle kohut ei mõisteta. See niinimetatud stabiilsusfond meenutab George Orwelli raamatut 1984, sest nüüd üritatakse meile selgeks teha, et rahaorjus tähendab vabadust ja stabiilsust. Miks on ESM mulle ja miks peaks olema see ka sulle, hea valija, olema vastuvõetamatu? Sest sellega on bürokraatia kehtestanud oma absoluutse ülemvõimu kodanike üle. Meie poolt volitatud rahvaesindajad valisid ametisse rahandusminister härra Ligi. Ametnik härra Ligi valis ametisse uued ESM-i ametnikud, õigemini küll eraettevõtjad, ja nendele on antud täielik ülemvõim meie üle. ESM-i ametnikud võivad igalt ühelt, ka sinult, hea valija, nõuda ükskõik milliste summade maksmist 7 päeva jooksul aegade lõpuni, kui ahnetel pankuritel saab taas raha otsa. Lisaks on nad vabastatud kõikidest maksunõuetest. Samas on ESM-i ametnikud puutumatud, sest nende tegevust ei tohi kontrollida isegi mitte Euroopa Parlament, nende kuritegusid ei või karistada isegi mitte Euroopa kohus ja keegi ei või nõuda nendelt tekitatud kahjude kompenseerimist. Selline võimutäius oli vaid iidsetel imperaatoritel, kuid see ei sobi kokku ei vaba turumajanduse põhimõtetega ega demokraatliku riigikorraldusega. Minu eesmärgiks Europarlamendis oleks ESM-i likvideerimismenetluse algatamine. Hea valija, sul on võimalus otsustada, kas sa tahad alustada ühist, pikka ning rasket teed, mis vabastab meid rahaorjusest ja hääletada minu poolt või siis hääletada nende poolt, kes tegid sinust igavese võlglase ESM-ile.